hei hoo, mis täna, Martti? Ma vaatan, et sa oled niimoodi päris moekalt siin riides, nii et vaatame lähemalt, miks on rõivastel mingid väiksed detailid. No vaatame. Nonii, sa siin vihjasid, et ma olen moekalt riides ja mul on... No prillid on ees niimoodi. Ja mul on, ma ostsin endale trimmiva T-särgi. See on selline T-särk, et see on hästi liibuv sul ümber. Ja siis, kui sa nagu lased keha lõdvaks, siis ta hakkab suruma, pigistama. Et siis see on siuke pluus, et sellega sa käidki nagu kalipsoga lihtsalt nagu hästi ület ennast. Ma kunagi vaatasin mingit saadet, kus ka naistele pandi mingid trimmivad sukapüksid jalga, et kõht tõmbub sisse ja kõik muud. Et me oleme jõudnud sellisesse ikka, kus me peame seda hakkama varsti. Jaa, trimmiv T-särk meestele. Kui te soovite seda toodet endale osta, siis subscribe'ige, like'ige, kommenteerige ja me loosime ühe trimmiva särgi meie kõikide vaatajate vahel välja. Päriselt või? No, võib ju teha seda. Okei. Aga okei, lähme siis enda kõikide asjade juurde, mis meil siin, mis mina olen välja valinud sulle. Mul on neid 4. Aga siinkohal, Martti, kas sa mäletad, me käisime kunagi ühel loengul? Jaa. Kogemata sattusime Texade kohta ja nii, et kui sul see Texa väike tasku, mis siin on seal nimekirjas sees, siis ma tean, mille jaoks see loodud on. No jah, okei, no kurat, see oli mul viimaseks pandud siin, aga ma hakkasin sellest pihta, nii. Texade pisike tasku. Siin üleval, eks ole. Just pisike siin tasku. Ja, paljud arvavad, et see on rahatasku, narkootikumide hoidmise tasku. Ja, ma loengi sulle ette need valiku variandid, mis siin võiksid olla. Sa võid pakkuda juurde veel võimalusi. Ja, narkootikumide hoidmise tasku. See on nagu üks variant. Igal juhul, Texade pisike tasku. See on siis kondoomi tasku. Sinna pannakse kondoom hoiule. Ja. Kui sul on niivõrd pisike kondoom. Olen kasutanud seda tasku. Ta mul oli suur tasku ka. Siis see on taskukella hoidla või see on lihtsalt disaini element. Tänaseks päevaks on saanud sellest disaini element. Kuigi algupäraselt oli see UV tasku. Just. Ehk siis ümmargune kell, mis oli ketiga pükste küljes ja siis pandi see sinna tasku. Ja need olid kaevuritel. Texa püksid said alguse sellest, et kaevurid kandsid neid. Ja kaevuritel oli siis see kellatasku. Tähtsamatel härradel olid ju vestid ja vestidel oli uuritas. Täpselt selle kellaga on täpselt sama lugu, et need taskud olid neil ka palju suuremad sellel ajal, sest sinna pidid mahtuma paljud tööriistad ja muud asjad ära. Nii et seetõttu oligi vaja pisut väiksemad taskud. Lähme aga järgmise juurde. Kust tulid mütsidele nupukesed? Olete näinud küll, vaata, tõmbab mütsi pähe, seal üleval on nupuke. Et nokamütsidele kõigil on see nupp peale. Mitte see nupuke, vaid nagu tavaline niisugune piini ja seal üleval on nupuke. Nagu tutti. Tutti mõtlen, jaa. Kust tulid mütsidele tutti? Lapsevanemad asusid tegema erinevaid värve tutti laste mütsidele, et neid ära tunda. See on päris hea. Meremeeste mütsidel, kuna nad on niisugusest kitrastes käikudes, oli vaja niisugust mütsi, niisugust tutsakat, et ära tunda, millal hakkavad nad oma pead ära lööma. On teine võimalus. Ja see puudub lihtsalt funktsioon ja see on mõeldud jällegi niisugune fashion statement. No see fashion statement, see on liiga igav. See on liiga igav, see on eoses juba liiga igav. Aga mulle meeldib see mõte, et meremehed, et kui nad kõnnivad oma laevades asjades, et nad tunnevad ära nagu kassidel on vurrud, eks ole. Et nad tunnevad ära, kus nad hakkavad kusagile pihta minema. Aga mõtle nagu lapsed ikkagi, lapsi pead ka ära tundma. Ei no muidugi, jaa, see on nagu päris tore. Sa suunad mind praegu sinna, aga mulle meeldib ikkagi see, et meremehed mõtlesid välja need mütsitutid. Kuigi ma ise alguses üldse arvasin, et see on selle jaoks, et kuidagi õmblus kokku tõmmata peale peal. Ja ei, no tõsi, igal juhul mütsitutid saidki alguse sellest, et meremeestel oli lihtsalt vajadus selle järgi. Fashionista, jah. Nii, palun pane mulle järgmine. Viigipükste viigid. On sul viigipüksid kodus olemas? Absoluutselt, mitu paari. Viigid ise ka neid viike sisse või? Ei, mul on need korralikult puu peal niimoodi, et viigid jäävad sisse. Jäävad sisse, okei, väga hea. Niimoodi, nüüd mina küsin sult, kus see viigid nüüd tuli? Ma pakun, et see on puhtalt fashion statement. Vabalt võib-olla. Üks hetk, kui hakati riidet transportima, oli vaja neid kokku lappida, et nad võtaksid vähem ruumi. Mis tõttu jäid viigid sisse ja neid oli väga keeruline lõpuks sealt välja saada, nii et me neid hakatigi müüma siis viikidega ja sealt see niimoodi sisse. Ja kolmas variant, viia tähelepanu eemale õmblusjälgedelt, sest kunagi kui õmmeldi olid väga suured õmblused. Jaa, no need kõik tegelikult kolm sobivad päris hästi. Mis see esimene oli? Neil puhtalt fashion statement. Puhtalt fashion statement, no jah, vabalt võib olla, aga mulle tundub see transportimine kuidagi praktiline ja loogiline. Miks? Samas need viike tuleb ju sisse pressida ja ma olen ju näinud ka vanaisal viigipüksi lõikega püksi, millel ei ole neid viike sees. Õmblusjälgedelt tähelepanu kõrvale juhtida. Paneme õmblusjälgedelt tähelepanu kõrvale juhtida. Terent, vale, sa olid õigel teel alguses. Tõesti, 18. sajandil hakati siis tootma pükse nagu eraldi kohtades ja neid oli vaja transportida, mis tõttu, et kulusid vähendada tõesti lükati kõik nii väikseks kokku kui sai ja siis kohale jõudus vaatasid, kurat.
päris fashion värk. jah, ei saanud neid nagu enam välja ja siis niimoodi ta läks ja need hakatigi siis hiljem nüüd juba tänasel päeval tehakse meelega. Nagu öeldakse selgelt nägijatele kogu aeg, et usalda oma esimest tunne. Just täpselt. Me oleme jõudnud viimase juurde tegema, see on päris hästi. Nii et sul on võimalus jääda viikis oma asjadega. Kui päris üldse naiste aluspesusse oled pääsed? Omal ajal sai siin ikka päris palju tehtud, oled näinud naiste veeluspesu küll, on ju? No miks omal ajal, ega ma praegu olen ju naisterahvaga koos ja ma panen ju tema ju pesu kuivama ja kõik asjad, eks siis ma olen ikkagi pääsenud nendesse naiste aluspesu. Nii et oled sa näinud naiste aluspesu, naistel on seal eespool on niisugune taskuke. Siin sees on Sees jah, just. Sinul ongi küsimus, milleks see tasku on? Hügeen. Kas sellel puudub funktsioon? Ei puudu. Sinna käib pesukaitse või tampoonike. Sinna saab asetada salvräti juhuks, kui peaks tulema ootamatuid külalisi. Kui me ootamatuid külalisi peame siis nagu... Pea silmas neid, kes korra kuust tulevad. Just, ja sul ei ole kaasa. No oled hästi hea meel, kui nad tulevad ja hästi hea meel, kui nad ära. Ma olen ainult arvanud, et topeltriie on samamoodi nagu meestel, vaata bokseritel on topeltriie, et kui sul viimane tilk pükse tuleb, et see siis nagu välja ei tuleks, sealt nagu läbi ei tuleks. No siis me mõtleme funktsioon, aga see puudub funktsioon. Sinna käib pesukaitse või tampoon. No pesukaitse ja tampoon sinna ei käi kindlasti nagu, sest et nagu miks sa peaksid panema nagu sinna sisse kahe riide vahele selle. Hoiule. Lihtsalt nagu sahver. Jah. Tampooni sahver, et sul on kogu aeg nagu olemas, et sa tead, et nagu okei, puudub funktsioon. Tõsi, sellel asjal tõesti võtsid ära selle, tuli ära. No, tõsi, puudub funktsioon tõesti, et see on lihtsalt sellepärast, et on nagu niisugune pehmem riie, täpselt nagu sa ütlesid, nagu bokseritelgi on pehmem riie, et õmblusheled ei tekitaks ebamugavust, kui seal on. Ma pakun sulle välja, et lähme äkki toote disaini juurde ja ma annan sulle boonuse välja. Sul on võimalus teenida isegi boonuspunkti siin. Teeme niimoodi, et kui mina selle ära vastan, siis järgmine nädal sööd sina täna ostetud, ehk siis nädal aega vana Burgerite. Ja rämpstoitu. No, mis siin ikka, ma olen selle saate nimel olema kõigeks valmis. Ja kui mina õigesti vastan, ei valesti vastan, siis see on mina. Taba ikka. Siis on õige. Nonii. Jama sisse tõmbasin ennast. Räägime siis hambapastal. Ma näitan sulle piltiga, hambapastal on erinevad joonet. Näed, nagu sa näed siin on ju. Milleks need jooned on? Need näitavad, mis erinevad kemikaalid neis on. Ehk siis roheline on looduslik, sinine on veel omakorda mingi teine, punane on nagu natuke mingi jõhk. Need on masinale vajalikud ja nägemaks, kust peaks pakendamisel lõikamisjoone tegema. Ja kolmandaks, need on maitsete eristamiseks. Ma ise olen märganud neid. Mõelnud ka, et miks need on? Ma isegi ei ole nagu mõelnud, mul on alati olnud see, et see on ilmselt mingisugune, tõesti mingi tehases mingisugune nagu abi. Mingi robustne lihtsalt disaini element. See ei ole isegi disaini element, see on väga praktiline, lihtsalt ongi, et masin teaks, kust maalt see tuub maha lõigata. Aga mõtleme ka teiste variantide peale, erinevad maitsed. No see maitse on ju tegelikult sinna peale kirjutatud tool või mis iganes, erinevad kemikaalid. No palju sa üldse tead, mis kui kemikaalid sul hambapasta sees on? No osad inimesed käivad ja loevad ju neid asju. Lahjendatud pesupulber põhimõtteliselt lihtsalt pastaks tehtud, ma arvan. Aga ma jään selle masina variandi juurde ikkagi. Ma ei usu, et seal mingi kemikaali asju, siis peaks olema seal juures ka mingisugune legend, et sa paneme selle tehases masin teaks, kust ma puruks lõigata. Nii et järgmisel nädalal Marti Hallik sööb vana burgerit. Yes! Päriselt! Ongi lihtsalt tehase teema või? Just. Aga näed, sa suutsid mind ikkagi segadusse ajada. Ja kui meie suudame teid segadusse ajada, siis subscribe, like, comment, dislike, bad comment. Sõimake Martit endiselt lolliks ja paneme Martile kiivri pähe, sest ta on nii kõva peaga. Ja, on ja? Davai. Tšau. Noh, kuidas see oli? Järgmises osas!